Mõne sõna räägiks ka sellest, et siin tänastel ettekannetel kõlab hästi tihti Istanbuli konventsioon või naistevastase ja perevägivalla vastu võitlemise ja ennetamise konventsiooni termin, et mis dokument see on ja kuhu me sellega jõuda tahame. See on üks dokument Euroopa Nõukogult, mille on ratifitseerinud juba 7 riiki, allkirjastanud kokku 25 ja siis Eesti on veel nende hulgas koos 15 teise õnnetuga, kes ei ole seda vastu võtnud. See dokument on justkui tööriistakast või 70 artiklist koosnev meetmete kogumik, et mida peaks siis progressiivselt arenev riik arvesse võtma, et võidelda siis naistevastase vägivalla vastu. Et ma käin selle niimoodi 5 minuti jooksul kiiresti nagu printsiibis paaril slaidil üle, enne kui siis annan sõna meie esimesele ettekandele. Et Euroopa Nõukogu naistevastase perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon on siis selle paberi nimi, mida loodame ka Eesti riigina, ühiskonnana, kogukonnana allkirjastada. Ja millest räägib, et lühidalt kokkuvõtta, siis on seal erilisus seisneb selles, et see on tänaseks kõige ulatuslikum rahvusvaheline lepe, kus käsitletakse naistevastast vägivalda kui inimõiguste rikkumist, et selleks, et miks seda käsitleda eraldi, tõstada välja isegi perevägivalla kontekstist või isikuvastaste kuritegude kontekstist, on see, et ta mõjutab meie ühiskonda palju rohkem. Ohvrid jäävad sageli kokku elama vägivallatsejatega ja nii edasi. Naistel on emadena suur mõju järeltulevatele põlvedele ja nii edasi. Ja see konventsiooni idee on siis püüelda nulltolerantsi suunas selle vägivalla liigi vastu. Ja siis selle rakendusosa keskendub sellele, et kuidas me saame vägivallatsejaid ka karistada, kohtu ette tuua ja kuidas me saame suurendada ühiskonnas seda avaliku hukkamõistu osa, et vältida seda diskursust, mis sageli meil siin ka nagu nii-öelda üsna viljakalt areneb, kui me lehe kommentaare loeme, et eks ikka naised nägutavad, isad peavadki tütarlaste au kaitsma ja nii edasi. Et siin on palju punkte, mis on nagu lahti kirjutatud siis nagu nõuannete võtmes areneval riigile. Ja siis selle konventsiooni eesmärk on ka kutsuda üles kõiki ühiskonna liikmeid, eriti mehi ja poisse, nagu tänagi siin, nagu tänasel konverentsilgi siin, võtma selle vastutust ja ütlema, et olgu mis on, naisi ei lööda, olgu mis oli lapsepõlves, olgu, et meie vanemad karistasid meid füüsiliselt, mida iganes, olgu, et laksu saamine on ju lahe. Ei. Et öelda see kõva häälega välja, et see ei ole tolereeritav seaduse mõttes. Konventsiooni eesmärgid ongi siis, et hakata kaitsma naisi erinevate vägivalla vormide eest ja tegelikult edendada ka sisulist võrdõiguslikkust, mitte seda vormilist võrdõiguslikkuse poolt, millest hästi paljud nagu skeptikud on siiamaani rääkinud. Ja töötada välja ka raamistik ja meetmed vägivalla ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks, et mis siis saab, kui on ohvriks langetud, mis on need nõuanded, kas pereteraapia määramine on ikka õige lahendus, arvestades sellega, et tegelikult see sunnib ohvrit üha uuesti üle elama näiteks kogetud vägivalda. Ja siis toetada ka asutuste ja organisatsioonide koostööd, sest nagu tänagi hästi palju kompetentsist, mis puudutab naiste nõustamist. See on MTÜ-de käes, see on sisuliselt kodanikualgatus, et kuidas riik saaks siin senisest enam ka õlga alla panna. Mis veel? Terviklike poliitikate arendamine ja andmete kogumine ka. Et kuidas rahaliselt lahendada seda olukorda, kuidas vastu võtta üleriiklikke, terviklikke ja koordineeritud poliitikaid, et ei juhtuks nagu juhtub meil täna, kui asi toimub kodanikualgatuse printsiibil, siis kas või vaadates Facebooki, siis näiteks erinevad varjupaigad tänast päeva tähistavad sarnaste, kuid siiski erinevalt sõnastatud sõnumite ja visuaalidega. Iga kodanikuühendus on nagu nii-öelda enda eest väljas ja me küll töötame päev-päevalt selle poole, et olla koordineeritumad ja astuda rohkem ühte sammu. Aga kui tugevad me oleksime siis, kui seal oleks taga ka riiklik programm? Ma arvan, et väga. Ja läheb konventsioon välja ka selleni, et määrata asutus, kelle ülesandeks saab olla koordineerida ja analüüsida kõiki nende poliitikate elluviimist. Siis on veel ennetuspeatükid, ennetusartiklid. Ja loomulikult eesmärgiks muuta inimest arusaami ja hoiakuid, aga ka see, et tuua see ennetustegevus koolidesse, korraldada kampaaniaid,
naistevastase vägivalla viimane teadlik või viimane korraldatud kampaania Eestis oli vist 2000-ndate keskpaigas, ammu. Noh, ja nüüd see, mis me siin teeme, pole küll kampaania, aga üritus ja pressiteavitus siiski, et senisest enam, ma arvan, see konventsioon aitaks meil ka korraldada erinevaid sihitud sõnumite edasiviimisi ühiskonnale. Ja korraldada töötajate koolitamist, kohtunike, politseinike, ka vägivallajuhtumitega otseselt kokku puutuvate inimeste koolitamist ja luua programme, mis siis tegeleks vägivallatsejatega ka rehabilitatsiooni osa. Siis puudutatakse ohvrite kaitset ja toetust ja selle rõhk on siin, et välja arendada spetsialiseeritud teenused naiste turvakodudes, vägistamisohvrite kriisikeskused välja arendada. Eestis näiteks vägistamisohvrite kriisikeskus ei ole, kuigi paljud tublid MTÜ-d teevad seda tööd ja annavad nõu. Et abitelefon oleks alati kättesaadav. Ja mis on nagu emotsionaalselt ja ka nagu praktiliselt oluline ka tulevaste põlvede väärtushinnangute kujundamisel on see, et vägivalla juhtumite tunnistajaks olnud laste rehabilitatsioon, toetus, nõustamine oleks garanteeritud. Sest politseinikud teavad ja need, kes on põllul töötanud, teavad ja need, kes on selle asjaga rohkem kokku puutunud, et 5 lapsest 4 vägivaldsetes peredes on näinud pealt vägivalla juhtumit. Räägin vägivalla juhtumit, see kõlab bürokraatlikult, aga sisuliselt, et isa peksab ema. Ja kuidas see lapsele mõjub, me võime ette kujutada. Ja karistusosa ka, et konventsioon soovitab seda ratifitseerivatele riikidele, et ka lähedase inimese vastu toime pandud kuritegu käsitleda raskendava asjaoluna. Kui on veel mitu isikut seotud või kui on lapse juuresolekul kuritegu sooritatud või kuritegu sooritatud, mis on eelnev, äärmuslik vägivald kaasnenud, psühhoterror, füüsiline terror, nii edasi. Et seda kindlasti käsitleda raskendava asjaoluna, mitte mõelda, et kuidas me selle pere ainsa toitja siis nagu trellide taha paneme, kusjuures on sotsiaalne probleem ja sellega tuleb ju ka tegeleda. Siis uurimine ja kaitsemeetmed on ka artiklitena selles konventsioonis kirjas. Alati hinnata turvariske, tagada näiteks lähenemiskeelu kättesaadavus ja lähenemiskeelu toimivus ja see, et kui avaldus on nii-öelda politseis sees, siis mis takistab sellel vägivaldsel isal minna, nõuda kokkusaamist lastega ja hakata laste kaudu ema uuesti terroriseerima. Sellised puhtpraktiliselt punktid, et kuidas see nagu seadustesse sisse kirjutada niimoodi, et see ka rakenduks, on selle konventsiooni nagu mõte tööriistana. Ja siis loomulikult ka rahvusvaheline koostöö. Et Euroopa Nõukogu ettepanek on see, et riikidesse, kes selle on ratifitseerinud, kaasatagi siis Euroopa Nõukogu moodustatud töörühm, kus vajadusel, kui ratifitseerinud riigil on probleeme mingis valdkonnas, mingi naistevastase vägivalla või perevägivalla kindla juhtumite liigiga, siis tuleb vajadusel see töörühm ka siia riiki kohale ja aitab, nõustab ja aitab üles ehitada süsteemi, mis seda toimima paneks või lahendaks. Et tänasest on avatud ka veebileht mehedvägivallavastu.ee, kus siis loodame saada ka selliseid toetusnimesid, toetusallkirju sellele mõttele just meeste poolt. Et tegelikult me vajame neid meetmeid. Aga ma rohkem ei raiska aega, ma olen lava kohe järgmisele esinejale, panen presentatsiooni käima ja aitäh teile ja meeldinud konverentsi ja kaasamõtlemist. Andke käega märku, küsige, ma toon teile mikrofoni ka, kui tahate midagi küsida.